mina sooviksin rääkida siis isikute vahelisest konfliktist, mis kasvas organisatsioonide vaheliseks konfliktiks ja kaks peategelast on Edgar Savisaar ja Andrus Ansip. Nad enam-vähem said sõbralikult hakkama, mitte päris sõbralikult, aga nad said omavahel läbi ja neil oli Ansipi esimene valitsus oli Reformierakond ja Keskerakond olid omavahel koalitsioonis. Kuid kahjuks nende ühine tee lõppes Andrus Ansipi teise valitsusega, mis moodustati 2007. aasta Riigikogu valimiste järel. Suhted halvenesid eriti seoses pronksiööga 2007. aasta aprillis, kus Ansip oli selgelt Eesti poolt ja pronkssõduri teisaldamise poolt, kuid Edgar Savisaar oli selle vastu ja asus pigem venelaste poole. Sellest hetkest ei suutnud enam Ansip Edgar Savisaarega teha korralikku koostööd ning tekkis laiem tüli, kus Reformierakond ja Keskerakond laiemalt on omavahel vaenujalal ja samuti ka Eesti riik ning Tallinna linn. Sellest hetkest alates on vastandatud üksteisele, on visatud kaikaid kodaratesse, on süüdistatud, küll riik süüdistab Tallinna linna, küll linn süüdistab riiki ja üksmeelt ei leita. Ka erakondade valimiskampaaniates süüdistatakse teist poolt. Ma usun, et sellele konfliktile ei anna rahumeelset lahendust tekitada, sest need kaks liidrit ei ole valmis minema kompromissile, vaid see konflikt saab ainult laheneda siis, kui Keskerakonna ja Reformierakonna